Tšau kõigile, Merka täna jälle siin ja siit ma tulen. Ja ma lasin just liumest alla. Jah, ma lasin liumest alla. See kannatab mind, kui te seda tahtsite teada. See kannatab mind väga hästi. Istume siia natukene ja vaatame siis tänased päevaplaanid üle. Aga meil on siis käsil mängumaja dekoreerimine ja see tuleb siis meremehe stiilis, kapteni stiilis, seotud selline lihtsalt mereteemaga. Aga mul on siis sees juba paar asja seina peale kinnitatud ja ma tulen näitan siis teile lähemalt, et millega ma hakkama olen siis nii-öelda saanud. Tere tulemast Roveni mängumajja ja see on siis minu taga pooleli olev sein, mille ma olen siis nii-öelda juba valmis seadnud poolenisti. Aga siin taga on mul pandud siis Nupo magneetiline tahvel ja siin tuleb sellel tahvlil siis selline poster magneetiline ja siia käivad ka siis sellised magnetid, et see läks minu arust väga hästi siukse mereteemaga kokku või no üldiselt ma lihtsalt tahtsin, et tal siin mängumajas oleks tore ja lõbus ja nagu oleks tegevust. Siinpool on mul siis riiulid, 2 riiulit ja tegelikult mul on 3. riiul ka. Aga ma ei ole jõudnud seda veel üles panna, seega ma kahtlesin nagu, et kas panen 2 või panen 3. Aga mul on pandud need ka siis ainult 2 kruviga kinni, seal on kinnituskohad, aga Roven juba kakkus neid siit lahti, seega ma pean need väga tugevasti siia külge panema, sest muidu see kukub veel kellelegi pähe. Algselt ma tegin siia ise riiulid nagu oma mingi vanast puidust, aga siis ma vaatasin seal taaskasutuskeskuses olid nagu 3 eurot oli üks riiul lihtsalt ja ma ei saanud neid sinna lihtsalt jätta. Ja see oli algselt siis pruuni värvi ja ma lihtsalt värvisin siis selle sinise värviga üle. Minu arust see tulemus on üliäge ja ma olen alati selliseid riiuleid talle tahtnud ja nüüd ma saan tema väikse toakese siin nendega ära sisustada. Ja tegelikult mul praegu midagi muud ei olegi tehtud, seega ma võtan teid sellele seiklusele kaasa, et mis sellest siis ikkagi välja tuleb. Ma ostsin eile ka ühe sellise korvi jälle taaskasutuskeskusest, see oli 3 eurot. Ma ei saanud seda sinna jätta, selles suhtes ma isegi ei pruugi seda siia panna, võib-olla see ei sobigi, ma pole välja mõelnud, kuhu ma panen selle, aga isegi kui siia ei pane, siis selle saab kas või alla vannituppa panna või siis garaaži, et neid kohti on nii palju siin, kuhu ma seda jampsi saan panna, mis on väga vahva maaelu puhul. Tegelikult mul on paar asja veel, mis ma siia lisanud olen ja need on need tuled. Need on need LED-tuled, mida ma siis eelmises videos teile ka näitasin. Ma panen selle videolingi siia. Ma näitasin sealt täpsemalt, et millised tuled siia majakesse nagu üldse tulevad. Tegin selle väikse hauli teile. Ja siin ukse juures on selline väikene puldikene ja see käib siit ka ära. Saab ilusti tagasi panna. See on Rovu väike puldikene nüüd. Ja paneme selle siit nüüd põlema. Vaadake. Ohohoho, 2 tuld ainult. Oli vaja koju võtta. Aga nii suur vahe on, nagu ma panen kinni. Nagu üliäge. Ja ma saan siin jumala hästi ju videosid ka filmida. Siin on nii mõnus valge. Ja Robu saab ise selle puldiga siin mängida, oma valgust timmida, et vastavalt oma soovidele ja siis oma väikse puldikese siia niimoodi tagasi panna volja. Ja õue maja külge ma panin ka LED-valgustused, et need õhtul siis ilusti niimoodi põlevad ja valgustavad seda maja. Et mis on väga-väga cute, väga-väga ja täna ma käisin siis poes ja ma ostsin selle kriiditahvli värvi ehk siis tahvlivärvi ja ma plaanin siia keskele otse nagu uksest tulles panna musta tahvli, siia üles paneme tule
ja siia alla sellise nagu topsi hoidja, kus saab nagu kriite ja värke ja särke hoida. Ma tahaksin muidugi siia nagu siukest mõnusat diivanit, aga need laste diivanid maksavad mingi 70 €, seega ma nagu praegu väga ei raatsi sellele nagu raha kulutada. Võib-olla nagu järgmine aasta ostaks siia mingisuguse väikse siukse nunnu diivani, mida saab lahti ka teha. Sellepärast, et need diivanid tegelikult, mis ma tegin maja alla, need on mul kinni kruvitud, ma saan muidugi need lahti võtta ja siia sisse panna. Võib-olla ma talveks panen, aga ütleme nii, et see on tegelikult päris tüütu. Aga liigume edasi, mul on siin selline ankur, mis on ülivappa kalakestega ja see tuli mulle juumist siis ja see tuli katkisena, aga mul on nüüd kaasas siis selle kadunud tagumiku all superatakk ja ma panen selle lihtsalt superatakiga kinni ja ma plaanin selle sinna üles siis panna ja vaatame, kui hästi see sinna sobib. See ankur on siin üleval ja see näeb nii armas tõesti välja ja ma panin siit superatakiga kinni, siin on väike vahe, aga see ei häiri mind ja kruviga on kinni, nats liigub. Aga loodetavasti keegi ei hakka seda siit alla kakkuma. Nüüd ma olen endale leidnud sobiva plaadi, kuhu peale siis teha endale see kriiditahvel ja mul on värv olemas ja ma pean seda nüüd lõikama. Mul on tikksaag selle jaoks ja ma ostsin selle juba eelmine kord, kui ma siin neid diivaneid ehitasin, sellepärast et selle käsisaega mina nagu ei saa hakkama nagu never ever. Mul enne kukub nagu käsi otsast ja siis ma ostsin endale selle tikksae ja ma olen nüüd täiega tegija, ma olen nii rahul. Ma ostsin selle tahvli värvi siis Espakist. Sealt ma leidsin, see oli 9 € ja seal oli 2 valikut, aga ma võtsin selle suurema. Praegu näeb välja selline ja siis ma mõtlesin ka seda, et algul oli mul plaan siia tops panna nagu ja siis nagu mingid, kus saab kriite hoida. Aga samas ma mõtlesin, et ma panen siia alla sellised nagu lauakesed. Sellepärast, et ikkagi kui lapsed nagu joonistavad või tahvlit pühivad, siis nad jätavad asjad nagu veits lohakile ja siis ja siis neil on hea ikkagi nad siia peale jätta kas või nagu korraks, võib-olla nad tahavad veel joonistada, võib-olla tahavad teist värvi võtta, siis nad ei pea nagu kogu aeg nagu seda kuskile topsi tagasi panema, et see on selline hea lahendus. Ja ma tegin igaks juhuks 2 tükki ja ma mõtlen, et teise ma panen sinna ülesse, samas ma ei ole kindel. See on nüüd, ma proovin seda siia peale, kas mulle meeldib. Mul on nüüd veel üks valgus, mis on magneetiline ja mul oli esialgu plaan panna see siia ülesse, sellepärast, et see mahub sinna ideaalselt. Aga point on nüüd selles, et kui ma siia selle liistu vahele panen, siis see valgus ei ulatu nagu väga tahvlile. Et kas nii oleks parem või ma panen ikkagi selle liistu ka. Et ma pean vist ikka liistu panema, see on nagu näeb siis ägedam välja. Siuke kala on mul ja mul oli algselt idee siis panna siia kuskile nagu, et siia paned nuustiku sisse ja siis saab sellega seda tahvlit puhastada, aga kuhu ma panen selle kala, kui see ei sobi kuskile? Mul on mingit riiulit vaja, mul oleks nagu sellist kruvi riiulit vaja ja siis see läheks siia ja siis kõik asjad saab siia panna. Aga mul ei ole sellist riiulit ju. Siis ma pean selle kala siia panema või? Siia panen või? Ei sobi ju siia. Aidake mind. Tere! Väike otteripoeg. Jaa. Empsu tegi sulle siia uuendusi, kas sa juba näed? Mis on uut? Kas seal on väikene ujumisrõngas või? Jaa, ujumisrõngas on seal. Aga lähme vaatame sisse ka. Vaatame, kuidas sulle meeldib. Teeme kopp-kopp. Nii.
natukene on pooleli. Aga kas sa näed, mis seal ees on sul? Seal on tahvel. Kui see ära kuivab, siis sinna peale saab joonistada. Jaa, kuule, aga vaata, mis siin ka veel on. Pult. Pane tuli põlema. Hõba. Hõba. Jaa, nüüd sul on tuled on toas. Sa saad ilusti raamatuid lugeda. Ja kinni saad ka panna. Hõba. Kopp, kopp, lahti tee. Metsas kuuri jahimees. Jäänes tuppa tule sa. Anna käppaga. Tere, 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 vana mees. Tohmad. Kas sa tahad naabritüdrukutega kiikuda siin või? Tahad, Roven? Nii, aga see kiik siis tuleb mul üle värvida veel. Siin on mingisugune roheline kinnituskoht. Ma mõtlesin, ma teen selle siniseks ja siis need teen valgeks. Sinist värvi mul on hästi vähe alles ka. Ma jätsingi selle, et värvida natukene kiigul, kui mingit osa saab värvida. Oot niimoodi, tubli poiss kinni keerel. Ossa! Oi, emme segas ära kõik. Sa oled varsti osavam kui issi ju. Issi oma, aitad issid ka. Ja, issi on aeglane natuke. Keera, natukene veel. Tšau, mina siin ja viimasest videost on kuu aega möödas. Meil on peaaegu juba sügis käes. Meil on september ja lehed varsti langevad sealt ülevalt alla. Aga minul on siis mänguvaja valmis ja ma ei tea tõesti, kuhu see aeg kadus, aga lihtsalt nii vihmased ilmad on ka olnud, ma pole saanud filmida ega midagi. Aga ma näitan siis, milline see mänguvaja lõpuks siis välja näeb. Ma ütlen kohe ausalt, et tegelikult ma oleksin tahtnud veel palju asju ümber teha, aga praegu siis ta on nii nagu on. Kuna Roveni sünnipäev oli ka, siis ma tahtsin selle sünnipäevaks valmis teha, nii et seda siin saab mängida ja kõike. Seega ta on suht valmis, aga mina nagu enda jaoks tahaksin ikkagi siia paari asja nagu juurde panna ja muudatusi teha. Aga ilmselt ma näitan neid asju nagu järgmine kord või mingi teises videos või mis iganes. Aga praegu see maja on nii nagu ta on, eks ole? Allkorrusel on siis meil need diivanid, need on natuke juba määrdunud ja pleekinud. Ma ei arvestanud sellega, et see ei ole UV-kindel, eks ole. Siia ma panin siis sellised nöörid, see on selline merestiilis. Ma panin need siia igale poole niimoodi siniste peale. Siis meil on need valgustused, öösel hästi ilusad, ma tellisin Juumist. Siis ma panin siia priidu. Priit on siin naela otsas. Ta on natukene juba ära koorunud. Ilmselt on nagu tubasteks tingimusteks mõeldud, aga sorry, Priit, sa pead õue jääma. Ja õues siin all on mul pandud ka sellised tulekesed õhtuks, et siuke armas valgus, aga talveks ma võtan need ära. Ja see alumine lagi mul jäi ka värvimata. Ma tahan selle järgmine aasta ikkagi ära värvida, aga ma tahaks siia mingit huvitavat muud värvi panna või isegi mingid, ma ei tea, nii raske on. Aha, ja siia või sinna ma tellisin Rovenile siis selle kapteni rooli, aga see pole kohale tulnud veel, seega ma panen selle järgmine aasta ülesse, aga ja, sinna tuleb talle sinna kapteni rool ja ma tahaks talle seda binoklit ka, kuigi minu isa kinkis talle sünnipäevaks siuksed õiged binoklid, et ma arvan, et ma riputan nad talle kuskile seina peale, seega
ja igale poole akende äärtesse ma panin ka selle nööri, see näeb niimoodi palju parem välja ja palju stiilsem ja palju kokku pandum. Siin oli natuke raske värvida, ma ei taha sellest rääkida. Meil on see tahvel siin ja mul oli seal üleval tuli ka, aga ma ei tea, kus ta nüüd on. Mul on siin all see alus, kuhu tegelikult lähevad siis vildikad ja pliiatsid ja kriidid, aga seal on magnetid, selle magnettahvli omad. Siin on need raamatud. Ma rääkisin viimases videos, et mul oleks mingisuguseid kaste vaja ja ma sain selle Facebooki järelturut. Ja siis ma vaatasin koha peal, et see on täiesti mereteemaline, mingi piraatidega. Mul on nagu, jaa, aitäh, mul oligi just sellist vaja. Ja kusjuures ma viin selle talveks, viin endale korterisse. Siin on jumala hea mingisuguseid legosid ja erinevaid asju hoida. Seega ma viin selle koju talle. Jumala äge asi tegelikult. Neid võiks mingi elu palju neid riiuleid asju olla. Ja see on ideaalne. Ma saan seda igasse nurka panna. Nii. Ja nüüd ta on siin nurgas. See näeb nii armas välja. Nagu tõesti üritasin teile sellist valmis mängumaja näidata, aga tuled ei tööta. Mingid mänguasjad on puudu. Pliiatsid on puudu. Kriite pole. Merka, mida sa iga mõtlesid, et sa selle video teed? Ma ei tea, ma tõesti eeldasin, et ma jõuan nende asjadega valmis ja kõike, aga lihtsalt seda tööd on nii palju, et ma lihtsalt ei jõudnud. Ma tahaks siia kaardinaid ka panna, on ju. Ma peaksin tõesti ilma lapseta ema olema, kes ehitab enda tulevase lapsele mängumaja aasta ette või midagi sellist, sest mul lihtsalt ei ole seda aega. Aga järgmine aasta kindlasti ma üritan siin nagu vajalikud asjad teha. Sellepärast see on üliäge asi ikka. Ma olen nagu nii rahul see majaga. See näeb nii armas välja ja siin on üliäge olla. Aga jah, ma suutsin ka seda põrandat veits ära retsida. Ma näitan. Niimoodi. Seal on need värvilaigud ja asjad. Siin on ka mingil määral. Ma üritasin neid lihvida ära ja värki, aga no see ei toiminud hästi. Ma ei tea, kas ma värvin selle põranda siis ikkagi üle või miskit ma pean sellega tegema. Sellepärast, et mulle nagu see värvipritsmet siin ei meeldi. Ma üritasin hästi hoolas olla, ausõna ma üritasin, aga see ei tule välja, kui sul on lihtsalt vaja nagu kõik asju korraga teha ja sul on kiire, eks ole. Kaka. 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 On äge või? Mis teed seal? Üle. Hõpsi. Lähed veel või? Aga seda maja on ülimalt tore kokku panna. Siin on nii palju tegevust. Siin on kindlasti Roveniga meil järgmine aasta mega palju tegevust. Me saame iga aasta siia midagi juurde ehitada, midagi ära võtta. Ma plaanisin isegi siia nurka mingisuguse mänguköögi teha. Ma nagu planeerisin väga palju asju, aga ma ei jõua midagi teha. Selline poenurk või kus nad saavad asju müüa. Ma ei tea, kas Rovenile meeldib, kuna ta on nagu poiss, aga hakkab meeldima. Me hommikuti Roveniga sõime siin suvel kogu aeg putru, tõin talle siia kandikuga. See oli nii armas, nii mõnus oli siin istuda. Aga midagi pole teha, praegu on juba sügis käes. Me väga palju siin ei käigi enam. Me tulime, kuna muru on vaja niita. Täna on ainuke mingi päikseline päev natukene ja siis me tulime siia. Ja siis ma mõtlesin, et ma lõpetan lõpuks selle video ära. Ma loodan, et teile meeldis, kuigi kõik ei ole nii, nagu ma tahtsin. Ja kui sulle meeldivad sellised mängumajad ka, siis ma tegelikult väga palju soovitan seda sama kohta 4iq.ee. Ma panen selle siia lingi alla infoboksi, et seal on väga palju erinevaid mängumaju, seal on väga palju selliseid laste mänguasju, autoteesid, igasuguseid kiikusid, redeleid, kõike saab sealt. Et selline väga lahe koht, väga suure valikuga ja väga palju toodangut teevad nemad ise ka siis Eestis koha peal. Andke kommentaaridest teada, et kas te tahate, et Roven teeb järgmine aasta ise oma mängumaja tuuri, sest mina küll tahaksin seda näha.
kui Roven oma esimese YouTube'i video teeb. See oleks nii vahva. Aga suured tänud vaatamast seda videot. Ma loodan, et teile meeldis see. Ja neid videosid on nüüd 1., 2. ja 3. osa. Ma panen need lingid siia videosse ka, et te saate vaadata jooksvalt, kui keegi veel ei ole näinud. Ja suured tänud, et te lasite meile kaasa sellel hetkel mängumaja püstipanekul. Ja kohtume juba varsti uutes videodes, seega olge toredad, vaadake edasi meie videosid ja ma loodan, et teil on endiselt tore meid vaadata. Nii et tšau!